Et ma 2 aastat tagasi oma aasta kokkuvõttesse kirjutasin, et ma olen oma eluga väga rahul. Ja nüüd tõesti olingi, et meil sai majas remont valmis, tööl tuli uus palju parem juht, lapsed juba olid suuremaks kasvanud ja ei olnud enam nii tihti haiged. Ma käisin isegi trennis. Hea uudis oli ka see, et 4. laps, keda ma ootasin, et see on poiss. See oli väga tore uudis. Ja väike selline unistus oli ka, et kui ta sünnib, et võib-olla õnnestub 1 aasta maal elada. Olin kalendris planeerinud sünnituseks 1 nädala. Aga siis 13. mail 2016 minu heaolu mull purunes. Et pärast seda, kui beebi oli sündinud, lastearst ütles meile, et tõenäoliselt on ta Downi sündroomiga. Ja põhimõtteliselt see oli viimane lause, mida ma kuulsin, sest mul läks silme eest uduseks, kuidagi helid hakkasid venima ja see oli ikka väga karm selline õudustunne ja paaniline hirm tuleviku ees, et mõtlesin, et kuidas meid hakatakse vaatama või kas ma üldse kunagi enam tööle lähen ja see oli väga õudne. Võimaliselt ma tahtsin surra ja tahtsin, et mu laps sureks. Piiks, kas teiega on kõik korras? Sõnumid tulid muud, kui need jäidki sinna, otsivad tänapäeval seal vastust seal palatis. Ma olin seda ju teinud, ma olin 3 korda selle stsenaariumi läbi teinud, et ma teadsin, mismoodi see peab olema. Sa teed selle imearmsa postituse Facebooki ja sa lähed lilledega koju ja teised lapsed võtavad sind vastu. Inimene minu kõrvalt, kes tegelikult sel hetkel võttis ingli mõõtmed, et ma ei tea, kus ta võttis selle jõu, et niimoodi ennast ületada ja hakata beebiga toimetama. Et ma väga imetlesin oma meest. Aga kahjuks pidin koju minema, beebi ikka nutab, minul on ikka ükskõik. Ja siis mingi hetk läbi unenägude ma näen, et mingi naine on minu palatis. Ja siis seal askeldab selle beebiga ja tal kuidagi tuli nii loomulikult välja, mõtlesin, et huvitav, kes see on. Pärast tuli välja, et see sama emmaemand, kes oli mind jälginud raseduse ajal, et ta oli võtnud vabal päeval, et ta tuleb nii-öelda tööle, et olla minu seltsiks. Et see oli väga kena temast. Mingi hetk lihtsalt mu rinnapiim enam ei tulnud ja lihtsalt ei ole. See on nagu murrab, iga ema see murrab, et sinu laps on nii väike ja väeti ja sa ei saa teda toita. Ja siis ma olin täiesti nõutu või nagu, mis saab ja siis tuli just kuidagi samal hetkel tuli palatis haigla vaimulik Annika Laats. Ja ma ei tea, midagi temas oli, mis kõnetas mind, et ma puhkasin nutma, ma tundsin esimest korda, et see on okei, et ma nutan, et see on okei, et ma olen murtud ja siis me niimoodi nutsime seal koos ja siis kuidagi nutsime ja varsti ma juba pumpasin oma rinnapiima ja kuidagi ei olnud seda probleemi enam. Ja me tegime muidugi kohe oma mehega koos siukse teate, et selline laps on sündinud ja muidugi sõbrad ei andnud mulle ka või ei jätnud mind üksi, et iga õhtu minu kõrval keegi oli, nad tõid hiinakat, me tegime nalja, et ma ei tea, kus nad selle aja võtsid, aga see oli parim teraapia see hetk. Ja kui ma koju juba jõudsin, siis kirjad hakkasid laekuma minu mailboxi. Täiesti inimesed, keda ma vaeva tundsin, kirjutasid väga isiklikke ja südamlikke kirja. Ja siis see oli nii liigutav, et selline inimlikkus on olemas. Ma polnudki sellist asja näinud varem. Ja see on nagu omakorda tõstis mind uuesti jalgadele. Et näiteks me läksime Albertiga ühele
kontserdile, ta oli kuskil 4-kuune ja meie lähedusse sattus üks proua istuma. Ja ta oli täiskasvanud Downi sündroomiga poiss ja siis pärast kontserdit ta tuleb minu juurde. Siis selgub, et ühist keeleoskust meil ei ole. Aga kuidagi spontaanselt kallistab mind. Aga kuidagi see hetk, sa saad aru, et see on väga eriline hetk, et võõras inimene, sa ei saa talle midagi öelda, aga sa tead, et ta teab. Just viimasel ajal ma olengi tundnud, et ma tahan sellest ebaõiglust tundest, mis siis jäi minusse Alberti sünniga lõplikult lahti lasta. Täiesti otsustada nagu sellest lahti lasta, et see ei anna mulle midagi. Et ma ei tea, kõik armastavad sind. Miks sa peaks jääma enesealetsusse? Et mulle meeldib mõelda rasketel hetkedel, et inimesel on vaba tahe ja me teeme iga päev tegelikult valikuid hea ja kurja kasuks. Ja siis, et kui ma nagu valiksin jääda enesealetsusse, et siis see on ka okei. Aga et kui ma tahan, et tõesti armastus jääks minusse, et siis ma pean ka tegema teadliku valiku selle kasuks.